Tänases vestluses on meie külaliseks professor Margus Viigimaa, kes on tunnustatud kardioloog ja pikaajaline südame-veresoonkonna haiguste ennetamise eestkõneleja. Professor Viigimaa on Põhja-Eesti Regionaalhaigla teadusjuht ja tuntud nii Eestis kui rahvusvaheliselt südame-veresoonkonna haiguste ennetamise töös. Tänases intervjuus me räägime 45+ naise tervisest, nimelt sellest, miks kipub selles eas olevatel naistel sageli kolesterooli tase tõusma ning mida see meie südametervisega teeb. Samuti räägime oksüdatiivsest stressist ja põletikest ning kuidas see meie südametervisele mõjub ja natuke puudutame ka seda teemat, et millistes olukordades võiks tarbida looduslikke toidulisandeid. Aga alustamegi siis kõigepealt kolesteroolist, et miks 45+ vanuses naistel hakkab sageli kolesterooli tase tõusma ning mis seos on sellel menopausiga? Selles vanuses väheneb naistel suguhormoonide tase, mis kaitseb neid tegelikult nende veresooni ja suureneb oksüdatiivne stress, suureneb baaspõletik. Ja nagu te ütlesite, tõesti, halva kolesterooli tase tõuseb, hea kolesterooli tase väheneb, vererõhk tõuseb näiteks ja samuti kehakaal kipub tõusma ja rasvaladestumine rohkem kõhule, mis naistele ei ole iseloomulik tegelikult varem. Ja kõik see viib siis sinna, et ikkagi südame-veresoonkonna haiguste risk menopausi perioodis väga-väga palju naistel tõuseb. Tavaliselt inimene ei tunne kolesterooli tõusu, et miks on oluline siiski ennetada ja kontrollida veresoonte seisundit ka siis, kui justkui midagi ei valuta? Jah, tõesti, kolesterool on päris halb aine veres, halb kolesterool eriti ja ta on selline vaikne tapja, et kõik uuringud, kui me vaatame maailmas, epidemioloogilised uuringud näitavad, et maades, kus on kõrgem kolesterooli tase, et seal on südame-veresoonkonna haiguseid rohkem. Et see juba 50 aastat tagasi oli üks selline väga tuntud uuring, 7 maa uuring, kus võrreldi siis erinevaid maid ja just Soome kui Põhjamaa ja Jaapan kui siis selline madala kardiovaskulaarse suremusega maa. Ja seal oli drastiline erinevus, et Soomes oli hästi kõrge kolesterooli tase, hästi palju südamehaigusi ja Jaapanis südamelihase infarkti ikka väga-väga vähe. Aga sellest ajast alates ükskõik millist uuringut me vaatame, et ikkagi see halb kolesterool on väga palju seotud haigestumusega ja eriti siis kardiovaskulaarse suremusega. Kui sageli võiks enda kolesterooli taset mõõta ja kas siis nüüd 45+ naine võiks sagedamini mõõta? No kolesterooli peab iga inimene teadma, kui on ta täisealiseks saanud. Et kõik need põhiparameetrid nagu vererõhk, eks ole, veresuhkur, kindlasti kolesterool, aga mitte ainult kolesterool, tegelikult kindlasti ka siis alafraktsioonid, hea ja halb kolesterool ja kindlasti lipoproteiin A, mis on tänapäeval muutunud ka selliseks väga oluliseks riskiteguriks, peaaegu sama oluliseks kui halb kolesterool. Ja nüüd elu jooksul, kui see on korras, ega need muutused ei toimu tavaliselt väga kiiresti, et siis ei pea nii väga sageli määrama, aga väga paljudel inimestel ikkagi see kolesterooli tase ei ole korras. Kui me vaatame Eestis kusagil 3,5 naistel, 3,7 meestel halva kolesterooli tase ühest suurest epidemioloogilisest uuringust, mis me tegime Tallinnas ja mis näitab, et see on sage probleem, tavaliselt on ainult natuke tõusnud ja siis nüüd sõltuvalt sellest, milline on üldine kardiovaskulaarne risk, kui sageli seda kolesterooli määrata, kui me hakkame juba langetama, siis kindlasti alguses peab olema väga tubli, seal kuskil 2 kuu pärast me määrame. Ja kui me saame siis selle soovitud taseme kätte, siis see tavaliselt jääb väga stabiilseks ja jällegi võib-olla järgmine uuring võiks olla alles kuskil aasta pärast. Nii et kolesterooli taset on tegelikult tänapäeval võimalik päris edukalt ja efektiivselt ohjata, aga kõik sõltub mitte kolesterooli numbrist ainult, vaid kardiovaskulaarsest riskist. Aga kuidas kolesterooli kõrval mõjutavad südametervist põletikud ja oksüdatiivne stress?
no põletikuprotsess on väga oluline siin ateroskleroosis üldse, sest ateroskleroos on põletikuline protsess, ta ei ole mitte infektsioosne, ta ei ole mitte, tähendab ühesõnaga bakteritest või algloomadest või viirustest tingitud, aga ta on selline vaikne veresoone seinas kulgev põletik, mida mõjutab väga tugevalt ka oksüdatiivne stress ja ainult selline halb kolesterool, LDL kolesterool, mis on oksüdeeritud, väga tugevasti kahjustab veresoone seina, nii et me tänapäeval määrame ka päris palju oksüdeerunud LDL kolesterooli ja selle tulemusena me näeme, et kas on siis sellest halvast kolesteroolist palju sellist ohtlikku varianti ja kui seda ohtlikku varianti on palju, siis jällegi esimene soovitus on, et antioksüdante rohkem toidus kasutada, võib-olla isegi toidulisanditena ja siis on ka suurem tõenäosus, et me hakkame seda inimest siis ravima, LDL kolesterooli langetama. Mida tähendab üldse veresoonte elastsus ja miks see vanusega väheneb? Jah, meil on kõigil sellised elastsed veresooned antud, aga elu jooksul kahjustavate tegurite toimel veresoonte sein, just eriti arterite sein, muutub tihkemaks. Ateroskleroos tekibki arteri seinas kõigepealt ja siis hiljem arteri valendikust ja siis sellega seoses me saame näiteks, kui me määrame pulsilaine levikiirust, siis see levikiirus läheb väga palju suuremaks, mis tähendab, et arteriseinad on muutunud tihkemaks ja selle alusel me saame siis öelda, et kui vanad on inimese arterid. Et näiteks selliste aparaatide abil on võimalik määrata kuni 10 meetrit sekundis on see normiväärtus ja mõnel noorel inimesel võib juba see olla seal 10 meetri sekundis lähedal, tavaliselt on ta kusagil 5, 6, 7 meetrit sekundis ja me saamegi öelda, et kui elastsed on inimese arterid. Kas elastseid veresooni saab ka kuidagi taastada või säilitada? Jah, et säilitada on täiesti võimalik, aga ka taastada juhul, kui me väga tugevasti langetame kolesterooli, aga see on juba, kui nad on tõesti väga kehvas seisus. Aga säilitamisel kõige tähtsam on muidugi hoida vererõhk korras ja kui see ei ole korras, siis seda langetada nii, et normaliseerida. Kolesterooli langetamine, veresuhkru normaliseerimine, need on kõige olulisemad ja loomulikult oksüdatiivse stressi taseme vähendamine ja ka põletikuprotsessi, see baaspõletikuprotsessi viimine siis madalamale tasemele. Aga kuidas mõjutavad toitumine ja elustiil südame tervist ja millised väiksed muudatused võiksid tuua suurimat kasu? No toitumine, elustiil, see tegelikult ongi kogu südametervise alus. Et ise oleme oma terviselaeva kaptenid ja nii nagu me selle tormisel merel nii-öelda purjetame, et nii head me oleme. Et toitumisega saab ikkagi väga-väga palju riski maandada ja just see Vahemeremaade laadne toitumine on see kõige õigem. Oliivõli, puu- ja juurviljad, kus on antioksüdandid, kõik see asi on selline üks kompleks ja liikumine on teine suur komponent, eks ole, ja selline väike asi, 120–150 minutit siis reibast kõndi nädalas, et see on juba selline baas heale südametervisele, pluss siis 2 korda sellist lemmikarvastusega tegelemist, ja see toitumine, liikumine kokku on vähemalt 50% kogu südametervisest. Siis on ju väga hea, et nii palju on meie enda kätes. On tõesti. Kui rääkida antioksüdantidest, siis millist rolli need südametervises mängivad ja millistest toitudest me neid siis saame? Oksüdatiivne stress on ateroskleroosis väga oluline ja üldse inimese tervises. Nii et kui palju on oksüdatiivse stressi, sellest sõltub väga palju, kui kiiresti areneb ateroskleroos, sellest sõltuvad ka paljud teised haigused, kaasa arvatud pahaloomulised kasvajad. Ja kui vaadata, miks oksüdatiivne stress on kõrge, kindlasti keskkonna saastumine, siin on oluline ka psühhosotsiaalne stress, suitsetamine näiteks väga palju tõstab oksüdatiivse stressi ja toitumisega on võimalik päris hästi seda vähendada. No näiteks roheline tee, näiteks must tume šokolaad, oomega 3 rasvhapped,
need aitavad väga palju oksidatiivse stressi maandada. Kui inimene soovib kolesterooli langetada toidulisandiga, siis millises olukorras ja mida oleks mõttekas proovida ja kust alates oleks kindlam minna ravimi kasutamise teed, et milline on teie kogemus praktikas? No enamus inimestel on mõõdukas kolesterooli tõus, et see halb kolesterool on seal 3,5, 4, võib-olla 4,5 maksimaalselt, et siis kindlasti on võimalik ka alguses proovida toidulisandiga. Ja toidulisandi efekt ei ole nii suur, kui me võib-olla arvame, mõnel inimesel on see oluliselt suurem ja see tuleks nagu praktikas kõigepealt ära proovida, sest toidulisandid, mis sisaldavad siis fermenteeritud punast riisi, aga ka teisi komponente, mis on arteritele soodsad, et need on üldiselt sellised, mida inimesed on nõus võtma, kui nad vahel statiine ei taha ja see kolesterool ei ole ka nii palju kõrge. Aga see esimene efekt saab siis ära testitud ja vahel need tulemused on päris head. Aga kui ikkagi tulemused ei ole head, et siis me kindlasti peame minema ka ravimite peale. Aga kui nüüd on juba üle 4,5 või eriti üle 5 halb kolesterool, et siis üldiselt on pigem ikkagi statiinravi või siis need uued süstitavad ravimid näidustatud, aga me peame hästi palju vaatama siit, kuidas on kardiovaskulaarne risk, et mitte ainult selle kolesterooli numbrit, inimese sugu, vanust ja südamehaiguste riski. Kas D-vitamiinil ja oomega-3 rasvhapetel on ka tõendatud mõju südame-veresoonkonna ennetuses? Jah, on tehtud päris palju uuringuid ja ütleme, et nendel on mõlemal selline mõõdukas tõendus, et on olnud palju positiivseid uuringuid, on olnud ka negatiivseid uuringuid. Aga kokkuvõttes võib öelda näiteks D-vitamiini kohta, et kui ikkagi D-vitamiini tase on madal, siis kindlasti peaks seda asendama ja peaks saavutama sellise ütleme siis füsioloogilise 75–100 on praegu selline optimaalne D-vitamiini tase. Eestis tavaliselt, kui inimene D-vitamiini ei võta, on see kusagil 30, 40, mõnel juhul isegi 20. Nii et madala taseme juures kindlasti. Kui inimene saab palju päikest, kui ta käib nii-öelda suvitusreisil, et siis ta võib-olla või sel perioodil ei pea võtma ja suveperioodil ka, aga sügis-talvel kindlasti on see D-vitamiini võtmine enamusel inimestel oluline. Ja oomega rasvhapetest jällegi epidemioloogilised uuringud näitavad, et nad on väga olulised. Ravimiuuringud, siin üks Reduce-It nimeline uuring oli väga positiivne, aga see oli väga kõrge riskiga patsientidel, kellel esines ka kõrge triiglütseriidide tase, mitte ainult siis halb kolesterool, aga ka triiglütseriidid ja see andis väga hea tulemuse. Aga kindlasti peame arvestama, et oomega-3 rasvhaped on sellised aspiriinilaadse toimega ka, nii et nad teevad verd vedelamaks nii-öelda, nad vähendavad trombi ohtu. Nii et mõned patsiendid, kes näiteks aspiriini ei saa võtta selle tõttu, et tekivad maokaebused, et siis ka oomega-3 rasvhaped on siin väga head. Tavaliselt ju inimene ei tunne enda kolesterooli tõusu, aga miks on siiski oluline ennetada ja kontrollida oma veresoonte seisundit ka siis, kui midagi justkui ei valuta? Jah, tõesti, see kolesterooli tõus on märkamatu ja me ei tunne seda, aga teiselt poolt on kolesterool vaikne tapja, ta vaikselt närib veresooni kogu aeg, eriti just artereid ja tekitab lubjanaaste ja lõpuks võivad siis kogu see lugu lõppeda infarkti või siis ajuinsuldiga. Ja kindlasti tuleb kontrollida mitte ainult siis vere kolesterooli taset ja halva kolesterooli ja hea kolesterooli vahekorda ja lipoproteiin väikest A-d, aga ka tegelikult, kui on see kolesterooli tasemed kõrged, et siis veresoonte enda seisundid, et kas on juba arterites tekkinud mingid sellised olulised lubjanaastud. Ja kui nad on tekkinud, siis muidugi peame väga-väga tõsiselt vaatama seda kolesterooli vähendamist, võib-olla on vaja lisaks ka vererõhku vähendada, võib-olla on veresuhkruga probleeme, nii et see on kindlasti väga oluline selline kompleksne lähenemine. Kuidas eristada, millal on mõistlik arsti juurde pöörduda, kas lihtsalt kolesterooli numbrist piisab või peab veel midagi silmas pidama?
no kindlasti kardiovaskulaarset riski, aga on üks kindel kolesterooli number, see on LDL kolesterool või halb kolesterool üle 5. Vot siis peaks kindlasti hakkama seda inimest tõsisemalt uurima. Kõigepealt, et isegi sellisel taseme juures me määrame madalmaade perekondliku hüperkolesteroleemia siis skoori ja kui see skoor on üle 6, et siis kindlasti tuleb väga tõsiselt seda patsienti uurida ja isegi geenianalüüs teha, et kas ei ole tegemist perekondliku hüperkolesteroleemiaga. Aga kui see kolesterool on madalam, on ta seal kuskil 4–4,5 juures, siis kindlasti me peame vaatama skoor 2 baasil, mis on siis Euroopas tunnustatud kardiovaskulaarse riski hindamise instrument ja enne oli see ainult kuni 70 eluaastani, nüüd on ka üle 70 eluaasta, kuna inimesed muutuvad järjest eakamaks ja tegelikult need lupimise tasemed ka vaiksemalt arenevad, ühesõnaga siis ka eakamatel inimestel väga sageli ei ole mingit südame-veresoonkonna haigust, aga siis ikkagi, et millises vanuses, et kuna, kas neil on vaja hakata kolesterooli langetama. Aga see sõltub juba kõik sellest, et mitte ainult kolesterool, ka veresuhkur, ka vererõhk ja ka pärilikkus ja muud riskitegurid kokku. Doktor Viigimaa, lõpetuseks ma küsiksin, millised oleksid teie 3 peamist soovitust igale 45+ naisele, kes soovib hoida oma südant tugevana ja elada aktiivselt kõrge eani? No kõigepealt sööge tervislikku toitu ja Vahemeremaade kogemus on siin väga oluline. Vahemeremaade dieet on kõige tervislikumaks maailmas tunnistatud. Teiseks, liikuge piisavalt ja see piisav tähendab 120–150 minutit nädalas reebast kõndi pluss 2 korda nädalas oma lemmikharrastusega tegeleda. Ja kolmandaks, ärge kahjustage organismi alkoholiga ja tubakaga. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Suur tänu ja tervist kogu südamest. Ma usun, et põletiku, oksüdatiivse stressi ja hormonaalsete muutuste mõistmine võib aidata naisel teha südame tervise mõttes paremaid otsuseid ja ma loodan, et meie tänane vestlus inspireerib paljusid naisi tegema südame tervise osas teadlikke ja ennetavaid otsuseid. Aitäh teile! Ja aitäh kuulajatele ja vaatajatele!